nii, meie teeme me kogeme seda pidevalt. Ja kust see tuleb, see on olnud alati see kõige suurem küsimus, mida iga inimene ja kõik filosoofiad ja kõik religioonid on püüdnud lahendada. Ja seesama kogemus, kurjuse kogemus, see on midagi, mis kuidagi puudutab, mõjutab kogu inimloomust, kaasa arvatud ka abielu. Ja seetõttu me võime tõesti öelda, et abielu ja suhted mehe ja naise vahel abielus on ka pidevalt, kuidas selle nagu paturinaku all, niimoodi võib öelda. Sest see on osa meie inimloomusest. Selle kohta muidugi võib öelda, et see on natuke kurvastav, niimoodi on, aga see on paratamatu. Teisest küljest on ka midagi selle asja juures, vähemalt on rõõmusõnum, on hea uudis. Halb uudis on see, et abielu on olnud nakatatud päris patu, kui niimoodi võib öelda. Hea uudis on see, et see on ravitav, mitte abielu, vaid patt või kurjus. See tähendab, et inimene ei ole sellega lootusena. See on vale otsus, see on haav. Ja eriti see kalduvus, mis meil on kogu aeg. Kalduvus olla ebaõiglane, kalduvus ebaõiglaselt kohelda täisinimesi ja isegi oma lähedasi. Kalduvus nagu sulgeda oma uhkusesse ja mugavuse ja nii edasi. See kalduvus, see on tõesti haav, aga see ei ole meie. Seetõttu inimene ei ole kunagi ise, kui ta teeb midagi kurja. See ei tähenda, ta ei vastuta sellest, muidugi ta vastutab sellest. Aga lihtsalt ta on vähem inimlik. Ja seda sama võib samuti öelda abielu puhul. Abielu on haavatud, nii nagu on haavatud mehe ja naise loomus. Aga need haavad on ravitavad. Ühelt poolt sellepärast, et inimene ise seda otsib ja siis sellepärast, ja meie kristlased oleme selles veendunud muidugi, et Jumal aitab meid selleks ja see on see, mida me nimetame Jumala armuks, mis väljendub eriti sakramentides, milleks on antud näiteks sellised asjad nagu armulaud või piht kristlastele. Muuhulgas ja suuremääral selleks, et ravida neid haavu, mis pärinevad, mis tulevad väga kaugel. Aga vähemalt kõik, ja see on see hea sõnum, me peame olema teadlikud sellest, et see nõrkus, mida meie näeme enda sees, mida meie näeme ka omaenda abielus, mida meie näeme abielus üldse ühiskonnas, ei ole saatuslik. See ei ole meie. See on midagi, mis on lisatud, see on, kuidas selle nagu õnnetu lugu. Aga see on õnnetu lugu, mis võib alati õnnelikult lõppeda. Kui meie oleme sellest ise valmis ja veendunud. Praegu võib öelda, et abieluga meie sellel praegusel hetkel inimese ajaloos on küll päris õnnetu lugu. Näiteks detsembrikuus ma osalesin ürituse, kuhu oli kutsutud muuhulgas mõned poliitikud ja siis olid ka vaimulikud ja erinevad kiriku inimesed, esindajad või juhid. Ja eriti üks statistika, mida seal meile anti, mis on ametlik, mis tuli riigi asutusest, pani mind väga tõsiselt mõtlema. Ja muidugi statistika, ma ei ole tavaliselt selline inimene, kes väga palju usub kõikides asjades, mida statistika ütlevad, sest
palju sõltub ka sellest, kuidas esitatakse küsimusi ja nii edasi. Aga vähemalt teatud mõtted, teatud asjad nad meile ütlevad. Ja siis see statistika konkreetselt ütles, et praegu Eestis 87% lastest elab või ei ela mõlema oma vanemaga. See tähendab, et 13% lastest elab mõlema oma päris vanemaga. See tähendab, et tänaval 10 lastest, keda meie näeme, siis üks elab ema ja isaga. Ja 9 siis mitte elavad tavaliselt emaga või ei ela üldse oma vanematega või vanaemaga või ükskõik kuidas. Muidugi esiteks, see mida ma tahaksin öelda, et see ei tähenda, et inimene, kes kuulub nende 87% juurde, ta ei saa õnnelik olla. Kindlasti mitte, sest õnneks, et inimloomus on väga rikas ja annab palju võimalusi, mida me isegi võib-olla ei taipa alati. Aga siiski, kui nii massiliselt on levinud selline olukord, siis see paneb väga tõsiselt mõtlema, kas tõesti midagi olulist ei puudu praegu enamusele. Ja kas tõesti abielu ei peaks olema praegu meie esimene prioriteet. Ma ütlesin isegi rohkem kui demograafia või kui sünnitada rohkem lapsi. See, millest poliitikud kogu aeg räägivad, et nii rahvas ei sureks veel ja see on selge, et keegi ei taha veel sureda. Aga kas tõesti prioriteet veel, kuidas suurem prioriteet ei peaks olema just abielus. Ja selles, et meie ühiskond ja eriti meie mentaliteet oleks perekesksem, abielukesksem. Mis siis loomustab abikaasade ja ütleme abielu armastust? See on, kuidas selle abielu, see armastus, mis on inimestega, kahe inimese vahel abielus, on küll väga eriline. Traditsiooniliselt oli isegi Vana-Kreeka ajal, siis räägiti 3 armastuse nagu astmest või armastuse liigist. Esimene on see nagu kapitatiivne armastus, see tähendab, et ma armastan teises või ma armastan tegelikult seda, mis mulle meeldib või õigemini ma armastan ikkagi seda rõõmu või seda naudingut, mida armastatud minu jaoks tähendab. Ma armastan inimest nagu ma armastan šokolaati, näiteks sellised asju. Seda ma armastan ennast rohkem, armastan ennast teise kaudu. See on see kapitatiivne armastus ja need suured Kreeka targad pidasid alati sellise armastuse reaalseks, aga kõige madalamaks. Siis on oblatiivne armastus, nimetatud ekstaatiline armastus. See on selline armastus, kus inimene tõesti annab ennast täielikult, aga mingil määral ta kaudiseerib. Ja siis 3. armastus, mis on tõesti see isiklik, personaalne armastus. See on see armastus, mis seisneb selles, et minu õnn seisneb, see on sinu. Ma olen õnnelik, siis kui sina oled õnnelik. See tähendab, et isiklik õnn või isiklik armastus väljendub teise õnne ja teise armastuse kaudu. Selline on see